Tere tulemast kõigile Eesti Rahva Muuseumi teadusseminari. Sel korral on meie teadusseminar pühendatud Eesti etnoloogia ajaloole seoses ühelt poolt sellega, et meil ilmus möödunud kuul 100 aasta juubelinumber, Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu juubelinumber, mis keskendubki siis etnoloogia ja folkloristika ajaloole. Ja teiselt poolt 20. mail on Ferdinand Linnuse 130. sünniaastapäev, et see tänane teadusseminar on siis pühendatud ka talle. Ja meile on tulnud sellest rääkima meie enda ERMi teadurid Piret Koose ja Marleen Metslaid. Nende ettekande pealkirjaks on Ferdinand ja Jüri, 2 linnust Eesti etnoloogia ajaloos. Palun. Ja aitäh, et olete siia tulnud ja tervitus ka kõigile, kes veebi vahendusel meid jälgima on asunud. Et me tegeleme praegu juba mitu aastat Eesti etnoloogia ajaloo koostamisega. Ja nüüd aastaraamatus ilmus siis rida selliseid biograafilisi ülevaateid erinevatest etnograafidest. Mina kirjutasin sinna artikli Ferdinand Linnusest ja Piret kirjutas Jüri Linnusest. Ja kui me nende meestega siis tegelesime siin viimased 1,5 aastat või midagi sellist, ja isegi ka varem oleme nendega kokku puutunud, siis me tegelikult ikka mitmel korral oleme rääkinud, et tegelikult võiks nendest koos rääkida. Ja eriti, mis puudutab siis nende liivi välitöid. Ja nüüd tekkiski selleks võimalus, aga täna me ei räägi lihtsalt ainult liivi välitöödest, vaid anname ülevaate ka teistest teemadest, mis neid mehi ühendas. Ja kohe alguses olgu öeldud, et tegelikult mis on seda uurimistööd väga oluliselt abistanud, on see paari viimase aasta jooksul ERMi jõudnud perekonnaarhiiv. Et tänu sellele on see minu jaoks just Ferdinand Linnuse isik tohutult isik ja tema kui uurija tohutult avanenud. Et nendest materjalidest on olnud väga suur abi. Aga kõigepealt siis lühidalt, kellega oli tegemist. Et Ferdinand Linnus õppis tegelikult ajalugu juba tsaari või keisarlikus Tartu Ülikoolis, aga jätkas siis õpinguid pärast vabadussõda iseseisvas Eestis. Ja juba 1922 sai ta tööle Eesti Rahva Muuseumisse. 27. aastal kaitses ta magistrikraadi ja 29. aastal sai temast ERMi direktori kohusetäitja. Ja kohusetäitja positsioonil oli ta siis tegelikult kuni selle ajani, kui ta kaitses doktorikraadi, et see päris direktoriks saamine oleneski sellest, et ta oli vaja doktorikraadi, aga see doktorikraadini jõudmine võttis tal aega. Ja samal ajal, kui ta oli ERMi direktor, siis ta tegelikult õpetas ka etnograafiat Tartu Ülikoolis. Ja 41. aasta juunis ta arreteeriti, viidi Venemaale ja 42. aasta veebruaris ta tegelikult siis suri juba tegelikult üsna noore mehena. Ja Jüri Linnuse saatus oli selles mõttes oluliselt helge, et ta sai pikalt ennast teostada erialaselt, et kahtlemata tema isa Ferdinandi mõju oli
ilmselt määrav selles, et ta valis oma erialaks samuti etnograafia, aga kindlasti võiks mainida siin ka ema Olga Linnust, kes oli samuti ajalooteaduskonna lõpetanud ja kõrvalerialana ka etnograafiat õppinud. Nii et Jüri Linnus on ise öelnud, et see eriala valik kujunes otse kui iseendasse, tuli nagu koduse miljöö loomuliku jätkuna. Et kui ta siis 45. aastal Tartu Ülikooli õppima asus, et siis oli selleks eesmärk siis just see etnograafia stuudiumi läbimine. Jüri Linnus oli siis väga pikka aega tööl ERMis, 30 aastat kokku, ja enamiku sellest 30 aastast oli ta oli kogu selle aja ta oli juhtkohtadel ja enamiku sellest ajast ta siis juhtis ka konkreetselt ERMi teadustööd. Ehk siis ta on olulisel määral kujundanud seda nägu, milline nägu siis sellel asutusel nõukogude ajal oli ja et siis ERM sellise teadusasutusena ka säilitas oma positsiooni läbi nõukogude aastate. Samamoodi nagu isa oli ka Jüri, siis päris pikki aastaid etnograafia õppejõud toonases siis Tartu Riiklikus Ülikoolis, et pärast okupatsiooni siis küll etnoloogia eriala või etnograafia erialana küll kaotati. Esialgu ta toimus siis etnograafia õpetamine arheoloogia kateedri all. Ja siis mõneks ajaks see kadus üldse, et Jüri oli siis pikki aastaid ainus selline regulaarne etnograafiat õpetav õppejõud ülikoolis, mis tähendab, et ta siis tegelikult oli tal oluline roll nendel kümnenditel siis noorte etnograafia juurde suunamisel ja selle mõjul, et kuidas siis, kes seda õppima asusid ja Elle Wunder, kes on siis iseseisvumisjärgne esimene etnoloogia professor meil siin Tartus olnud, tema on ka öelnud ühes intervjuus Marlenile, et kuidas Jüri Linnuse inspireerivad loengud olid just see tõuge, mis teda selle etnograafia juurde tõmbas ja viis. Ja jah, et siin need aastaarve ma ei hakka ette lugema, et siin on näha, et kuidas tema see karjäär edenes ja kuidas ta jõudis ka oma sellises akadeemilises või teaduselus teatud verstapostideni. Niimoodi mõneti ettetõttavalt võib siis öelda, et kuna ta oli muuseumis suuresti seotud sellise korraldusliku ja organiseeriva tööga, siis tema enda teadustöö jäi mõneti tagaplaanile, et kuigi tal selleks kindlasti väga tugev potentsiaal ja võimekus oli ja ta sellega tegelikult läbi aastate oma teadustööga ka tegeles, et siis ilmselt see selline korralduslik igapäevane töö ikkagi takistas võib-olla seda sellist potentsiaali täielikku realiseerimist. Jah. Aga edasise ettekande kohta siis me oleme nii-öelda mõtteliselt jaganud siis oma jutu sellise 3 suurema teema alla ja siis kordamööda kõneldes me püüame siis Ferdinandist ja Jürist märksõnade etnograafia, ERM ja Liivi välitööd kaudu anda siis sellise pildi, et mis neid siis on nende tegevuses, mis on need sarnasused ja ühenduspunktid. Ja me enne arutasime, et kuidas me siis, kui me nüüd rääkima hakkame, et kuidas me siis nagu nimetame seda isikut, kellest me räägime, et no ma ei tea, automaatselt tuleb ikka Linnus, aga me nüüd püüame siis, et mina räägin siis Ferdinandist ja Piret räägib Jürist, et paistab, kuidas läheb. Et kõigepealt siis, et kuidas mõtestati etnograafiat, mida ta endast kujutas. Et Ferdinand Linnus kuulub ju esimese põlvkonna Eesti etnoloogide või etnograafide hulka, keda õpetas välja Ilmari Manninen. Ja
aga samas siis mõjutas seda esimest põlvkonda ka kindlasti arheoloogiaprofessor Arne-Michal Dahlgren. Ja ma tegelikult alustaksingi seda juttu sellest, et nagu muuseumist, sellepärast, et etnograafia ja muuseum olid toona väga tihedalt omavahel põimunud ja Ferdinand alustas siis, nagu öeldud, juba 22. aastal ERM-is tööd ja ta jõudis tegelikult ERM-i varem kui Manninen ja tänu siis Dahlgreni soovitusele. Aga Manninen siis tuli ja hakkas etnograafiat arendama ja ERM-i kogusid korrastama, süstematiseerima ja Ferdinand oli siis kogu aeg ju tema kaastööline, ta nägi seda algust, seda arengut kõike pealt, aitas sellele kaasa. Kui Ilmari Manninen määrati lõpuks etnograafia dotsendiks ülikooli, siis 24. aastal avaldas ta oma nii-öelda programmi etnograafia tegevuspiiridest ja sihtidest Eestis ja selle järgi siis etnograafia tähendas materiaalse kultuuri uurimist. Ja uurimistöö eesmärkidena nägi Manninen tervikliku kirjeldava esituse loomist Eesti materiaalsest rahvakultuurist, kasutades tüpoloogilist ja topograafilist meetodit, määrates kindlaks kultuuripiirkonnad ja uurides Eesti ja naaberrahvaste kultuurinähtuste sugulussuhteid. Ja kui Manninen siis 28. aasta lõpus Soome tagasi läks ja Ferdinand tema koha üle võttis, siis tegelikult kujunes temast siis Eesti etnograafia juhtfiguur, kuna ta oli sellel hetkel ainuke magistrikraadiga eestlasest etnograaf. Ja ERM-i direktori kohusetäitjana vaieldamatult seda rolli siis hakkas täitma. Ja 30. aastal avaldas ta siis ajaloolises ajakirjas nii-öelda oma programmi. Ja ta tegelikult lähtus siis selles Mannineni sõnastatud definitsioonist ja lähenemisest, aga täiendas seda siis omapoolsete selliste ettepanekute mõtetega, et esiteks ta rõhutas Ferdinand Linnus siis vajadust muuta olemasolev muuseumimaterjal kättesaadavaks uurijatele. See tähendab, et ERM-i kui keskmuuseumi juurde koondataks siis kirjeldused ka teistes muuseumites olevatest etnograafilistest kogudest. Ja teiseks tõi Ferdinand esile kogumispoliitika läbimõtlemise vajaduse, ehk siis ta rõhutas seda, et ei tuleks vältida nagu ükskõik mille kogumist, vaid see kogumine peab siis põhinema teatud eesmärkidel. Ja mitte siis ainult ka esemelise materjali kogumine ei ole oluline, vaid ka nii-öelda sõnaline traditsioon ja ka joonised ja fotod. Ja samuti rõhutas ta siis seda, et tuleks koguda materjali ka ääremaade muu rahvusest vähemuste juures. Selle all siis pidas ta silmas rootslasi, venelasi, ingerlasi ja setosid. Kõige selle juures nägi Ferdinand siis kohalikku etnograafiat osana Euroopa etnoloogiast ja tunnetas juba 30. aastal vajadust sünkroniseerida kogumise uurimistöö teiste maadega, eriti lähiriikides tehtavaga. Ja kuna ka teistes maades oli ju eesmärgiks määrata kindlaks kultuurinähtuste leviku teed, siis oligi oluline, et see materjal, millest uurijad eri maades nagu lähtuvad, oleks nagu sarnastel alustel kogutud, et sellest räägiti korduvalt ja korduvalt siis nendel konverentsidel, millest Ferdinand aastate jooksul osa võttis. Ja tegelikult oli see ikkagi üsna problemaatiline, sest igal maal oli oma traditsioon, kuidas oli hakatud juba neid asju koguma. Kolmandana võib esile tuua selles Ferdinandi programmis selle interdistsiplinaarsuse, ehk siis ta ei näinud seda etnograafilist uurimistööd ainult etnograafilisena, vaid ta nägi selle paratamatust seotus siis naaberdistsipliinidega, eelkõige murdeuurimise ja folkloristikaga, aga ka arheoloogia ja ajalooteadusega.
et ta nägi võimalust siis kasutada ära teiste erialade allikaid ja uurimistulemusi. Ja näiteks ühes artiklis nimetas ta keeleteadust lausa etnograafilise uurimise abiteaduseks. Mis on veel Ferdinandi programmilises artiklis nagu tähelepanuväärne, on see, et ta tõstis esile nii-öelda segakultuuri uurimise vajadust, ehk siis mitte ainult maal ja talurahvakultuuri uurimine, vaid ka moodsa linnakultuuri uurimine on oluline ja et mitte jääda ainult kinni sellesse minevikulisusesse, vaid ka, et need ajaloos toimuvate protsesside jälgimine on oluline. Ja ka sellest toetus ta tegelikult siis Euroopa etnoloogias toimunud arengule, kus üha enam oli eemaldatud loodusteadustest tulenenud puhttüpoloogilisest meetodist ja keskendutud selle asemel siis ajalooteaduslike ja sotsioloogiliste meetodite kasutamisele. Ja sealt ei olnud enam ka pikk samm siis ühiskondliku ja majandusliku struktuuri arvesse võtmiseni etnograafilises uurimistöös, millest rääkis siis 30-ndatel Rootsi etnoloog Sigurd Eriksson ja mida siis Ferdinand Linnus oma uurimistöös ka veidi jõudis kasutada. Üsna tuntud on Ferdinand Linnuse 38. aastal õhku paisatud selline juhtmotiiv, et Eesti etnograafia kohta, et teooriad mööduvad, materjal jääb. Et ma olen ära toonud siit pikema tsitaadi sellest artiklist, kus see mõte pärit on. See ilmus siis Vilniuses ajakirjas Baltic Slavica, kus Ferdinand Linnus andis ülevaate viimase 5 aasta uurimistööde nagu tulemusest või tegevuse tulemusest. Ja nagu ka teistes sellistes ülevaateartiklites räägib ka siin Ferdinand siis ta annab nagu ülevaate ERMi etnograafiliste kogude kujunemisest, korrastamisest ja käsitleb üldiselt kogude ja materjalide täiendamise küsimusi ja justkui see tehtud uurimistöö jäi kõige selle varju ja ta põhjendaski siis uurimistööde vähesust vajadusega luua enne korrastatud süsteem ja selle seab ta nii-öelda tegeliku uurimistöö eeltingimuseks. Aga samas võib siis ju öelda, et see selline rõhuasetus kujunes tegelikult ju seetõttu, et etnograafia oli tollal ERMiga väga tihedalt seotud, uurijate arv oli väike ja publikatsioone oli samuti vähe ilmunud. Ja Ferdinand Linnus ei pidanud seda nagu probleemiks, ta kuidagi pisendanud selle tõttu Eesti etnograafia seisu, vaid ta nagu näitas oma artiklites seda, kuidas tegelikult ka teistes maades on etnograafia või etnoloogia alles jalgu alla saamas, et alles kujunevad. Et ma olen korduvalt nüüd rõhutanud seda, et seda rahvusvahelisust ja tegelikult nüüd Ferdinand Linnust lähemalt uurides ja tema neid erinevate konverentside materjale või aruandeid nagu ja ajaleheartikleid lugedes saigi ma nagu aru sellest, kuidas tegelikult Ferdinand Linnuse isiku kaudu see Eesti etnograafia tollal nagu rahvusvaheliselt nagu tuntud oli. Et tema oli see, kes lõi selle kontakti ja hoidis ja arendas seda ja tema konverentsireisid ja nendest välja kasvanud kodumaist distsipliini tutvustavad artiklid välismaistes ajakirjades ja tema osalemine Balti Instituudi etnoloogiakursusel 34. aastal aitasid kaasa sellele, et Eesti etnograafia ja ERMi tegevus oli Lääne-Euroopas tuntud. Mitmed teiste maade uurijad käisid ERMis meie kogude ja tegevusega tutvumas ja teiselt poolt siis Ferdinand Linnus sai nendest kontaktidest kasu oma töös ja Eesti etnoloogia arendamisel. Ja tegelikult kutsuti teda rohkematelegi konverentsidele, aga rahalistel põhjustel ta siis kõigist ei saanud osa võtta. Ja nendest konverentsidest saabki tegelikult põhjalikumalt lugeda sellest minu artiklist, mis seal aastaraamatus
ilmus. Ja tulebki välja sealt, et kuidas nendel konverentsidel arutati siis teadustöö kitsaskohtade üle, metoodiliste raskuste üle ja koostöövõimaluste üle ja samas siis avaldati ka uusimaid arengusuundi ja Ferdinand Linus siis kõike seda kuulis ja koges ja püüdis siis Eestis rakendada. Ja ta kutsuti ka mitmesse erialasesse liitu ja valiti ka rahvusvahelise ajakirja Folkliv toimetusse. Ja mida selle teema ja Ferdinand Linuse puhul veel nagu välja tuua, mis tuleb tema nendest ajakirja artiklitest välja, on see, et ta ei näinud Eesti etnograafiat kuidagi puht akadeemilise distsipliinina. No selle taust on muidugi see, et etnograafia oli seotud muuseumiga, et ta nägi seda mitte ainult etnograafial, vaid ka teistel rahvusteadustel, et need teadused peavad kandma ühiskondlikke ülesandeid eesmärgiga tugevdada eestlaste rahvuslikku identiteeti. Ja ta nägi siis ERMi ja seal töötavate uurijate, rõhutas nende rolli kultuuripärandi taaselustamisel, et tugevdada kaasaegset nii-öelda oma kultuuri. Ja järjekordselt toob ta välja, et see ei ole midagi Eestile ainuomast, vaid selline nähtus oli levinud 30-ndatel kogu Euroopas ja näiteks siis Rootsis ka Sigurd Eriksson rääkis ju sellest, et etnoloogia on modernse ühiskonna arendamise teenistuses. Ehk siis sarnane nagu Ferdinand Linus siis Eesti puhul. Ja sellega Ferdinandist praegu kõik. Ma natuke järgnevalt siis püüan haakida selle eelneva Marleeni jutuga siis Jüri Linnuse vaateid ja arusaamu nendest samadest asjadest, näidata neid paralleele või isa nii-öelda mõjutusi, mis Jüri seisukohtades avalduvad ja natuke lähemalt siis rääkida tema enda uurimisainesest või teemadest. Et Jüri Linnus oli siis tegelikult väga noorena juba hästi kuidagi sees selles muuseumimaailmas ja etnograafia vallas tänu isale, tänu sellele, et ta muuseumi juures, eks ole, elas. Ta on öelnud ka, et oma päris esimese omateenitud raha sai 1940. aasta sügisel ERMis sellise ühepäevase saalivarvuli töö eest, teenis 1 krooni. Ehk siis, et ta on päris noorest east saati, ta on hästi tihedalt selle maailmaga, nende teemadega seotud. Ja muidugi see isa traagiline kaotus ilmselt veelgi süvendab kuidagi vajadust isast jäänud materjalidega tutvumise, nende läbitöötamise vastu, et samuti üsna hiljuti siis nüüd arhiiviga muuseumi jõudnud materjalide seas on Jüri Linnuse sellised ülikooliaegsed väga nappide sissekirjutustega päevikud, kus siis mitmetel lehtedelt võib leida, et sorin isa materjale. Ehk siis ta üliõpilasena ta töötab läbi seda isast jäänud materjali, mida ilmselt oli omajagu. Ja mis tähendab, et küllap ta siis noore inimesena sealt nii-öelda imas endasse küllaltki palju ka neid Ferdinandi poolt kirja panduid mõtteid. Aga lisaks, et nagu öeldud, et siis Nõukogude süsteemis, kuna etnograafiat käsitleti sellise ajaloo abiteadusena ja selle õpetamine viidi siis arheoloogia kateedri alla, kus etnograafide ettevalmistamine toimus professor Harri Moora käe all, siis Harri Moora on kindlasti see teine väga oluline mõjutaja olnud siis Ferdinand Linnuse kõrval. Et Harri Moora oli samuti siis, Marleen viitas siin, et Ferdinand pidas oluliseks sellist interdistsiplinaarset lähenemist ja sarnaselt siis Harri Moora
oli eri selliste lähedaste või seotud uurimisvaldkondade, esmajoones siis ajaloo, etnograafia, arheoloogia, keeleteaduse, folkloristika, geograafia, et nende omavahelise koostöö selline väga agari eestkõneleja. Ja et siin ilmselt võib näha sellist Moora väga tugevat mõju ka Jüri Linnuse vaadetele, kes siis ka edaspidi pidas sellist distsipliinide koostööd ja eri uurimisalade tulemuste sellist sünteesivat lähenemist hästi oluliseks. Ja juba värskelt muuseumisse tööle asutuna ta pidas või tõi esile näiteks selle, et lisaks etnograafidele muuseumis peaks kindlasti olema tööl ka folklorist ja kunstiajaloolane. Ehk siis, et etnograafia muuseum küll, aga et sellisest etnograafia teadmisest üksi on vähe, et siin sellised seotud ja lähedased erialad on olulise väärtusega selle ainese ja materjali mõistmisel ja tõlgendamisel. Ja siin on siis toodud üks selline pikem tsitaat Jüri Linnuselt, kus ta siis osutab sellele, et kuidas selle esimese etapi käigus etnograafide esimese põlvkonna poolt on ära tehtud selline esialgne süstematiseerimine ja korraldamine etnograafilise ainese puhul, aga et nüüd on vaja sellest edasi liikuda, et mingisuguseid uusi tulemusi saavutada selle materjali analüüsil ja et seda saavutada, et see eeldab siis nende erinevate teadusharude sellist tulemuste kokkupanemist, kokkuviimist ja arvestamist. Ja siin ta muidugi räägib ka sellest asutuste vahelisest koostööd, mida ta ka tegelikult korduvalt kritiseeris läbi kümnendit, et seda piisavalt ei ole, et seda koostöötahet on liiga vähe, et kuigi see on hästi vajalik, et oleks sellised sisukad tulemused, aga et kuidagi päris eluliselt ikkagi nagu hästi tööle ei lähe see koostöö tegemine. Ja et siin leiab, et isegi selline asutuse sisene polkapatriotism on see sõnapaar, mida ta siis peab vajalikuks isegi tarvitada seda kriitikat tehes. Et see erinevate teadusalade koostöö oli kindlasti läbi kümnendite see üks lipukiri, mis Jüri Linnuse põhimõtteid ja lähenemisviisi hästi iseloomustab. Et siin on üks tsitaat Jüri Linnuse päevikust, Liivi välitööde päevikust, et me Liivi välitööde juurde lähme hiljem, aga siin lihtsalt tahtsin ma selle tuua sellise näitena sellest, et kuidas Jüri Linnuse välitööpäevikud on hästi rikkalikud, ta on väga hea kirjutaja, et see ei ole lihtsalt selline, et ta ei kirjelda lihtsalt sellist miinimumprogrammi tehes neid päevikuid täites, et ta tõesti nagu mõnuga kirjeldab ja ta sageli toob selliseid ka teoreetilisi kuidagi vaateid või põhimõtteid sinna nähtu või kogetu juurde. Ja siin on hästi näha, et kuidas ta on siis ühe konkreetse, see tsitaat käibki seal mainitud hoone on siin nende jooniste peal, mille kohta see tsitaat käib, et selline konkreetne ruumijaotus siis, mida ta seal kirjeldab ja mille üle arutleb ja et kuidas ta kohe jõuab sellise nagu laiema või üldisema metodoloogilise või teoreetilise nagu mingisuguste põhimõtete väljendamiseni ka. Et eks ole, et ei ole oluline see, et oleks võimalikult palju materjali, vaid et see, et kuidas milline see materjal on, et peab olema hästi lokaliseeritud ruumis ja ajas ja et põhjalik andmestik, mitte lihtsalt, et mingisugused kuidagi pudemed ja põhiliselt mulle lihtsalt väga meeldis tema nending, et traditsiooniline etnograafia on üks vägagi komplitseeritud värk, hüüumärk. Et selline tore tsitaat temalt. Siis, et mis see siis see etnograafia ainevald, et mis see on, mida etnograaf uurib.
et nagu Marleen osutas, siis Ferdinand Linnus pidas oluliseks ka, tema väljendus siis sellise segakultuuri ehk sellise tänapäevase materjali vaatamist ka. Nüüd ütleme seal pärast Nõukogude võimu kehtestamist see oli selline poliitiline tellimus, eks ole, ülevalt poolt tulev nagu nõue ja tahe, et uuritaks kaasaega kolhoosi, kõike seda, kuidas siis Nõukogude võim on kõik head asjad toonud inimestele ja külad õitsema pannud. Eesti kontekstis eriti keegi sellega tegeleda ei tahtnud etnograafidest, et just sellise poliitilise raamistuse pärast, eks ole, sest väga palju varianti ei olnud, eks ole, mida sa siis sinna Nõukogude võimu mõju uurima minnes, et mida sa leiad, et kuidas see on jube hästi mõjunud, aga et kui päriselu päriselt sellele nagu eriti ei vastanud. Aga selgelt, et nagu selline juhis või tellimus oli kaasaega uurida ja muuseumis sellega ka ikkagi tegelema hakati ja Arvet Luts, kes oli siis 50ndate lõpus, 60ndate alguses selline kaasaja uurimise projekti eestvedaja muuseumis, on siis hiljem meenutanud seda, et kuidas Jüri Linnus toonase teadussekretärina oli väga põlglikult või vastaliselt nagu suhtus sellesse, et ta ei pidanud seda oluliseks. Arvet Luts meenutab, et kuidas Jüri Arust tuli teha kõike nii nagu vanasti raadil ja et selline kaasaja uurimine tema silmis nagu midagi väärt ei olnud. Ja sellele siin osutab ka see 60ndate lõpust päeviku tsitaat, kus siis Jüri kirjutab, et kaasaja uurimisega on ikka nii, et see teadust edasi ei vii, ehk siis endiselt see seisukoht, et see nagu teadusele ei ole oluline, selline kaasaja uurimine, aga mõjub soodsalt asjaoluliste heaolule, ehk siis nagu selline, siin on kahetine viide, et konkreetselt sellele oludele seal välitöödel, aga et ikkagi, et see osutus ka sellele, et see kaasaja uurimine on selline konjunktuurne tegevus, et kõrgemalt poolt kiitust toob, aga mitte sisuliselt oluline. Aga niimoodi natuke edasi hüpates, et need kaks tsitaati on siin kõrvuti pandud ka sellepärast, et näidata nagu sellist tema vaadetega teatavat ikkagi muutumist või mitte nagu täielikku sihukest paindumatust vaadetest, et 70ndate lõpul tegelikult Jüri Linnus ise algatab ühe olulise sellise kaasaja uurimise projekti Viljandimaal ERMis ja siin on siis ka 80ndate algusest on see nending, et ikka peame ka seda kirja panema ja seda jälgima, mis meie silmade all toimub, et ikkagi ka see kaasaeg ei ole päris nagu tähtsusetu siis etnograafide jaoks. Siis Jüri ise kirjutas oma diplomitöö, millega ta ülikooli lõpetas Saaremaa Sepisest. Tegi ka selleks välitöid ja 50ndate lõpul, 60ndate aastate alguses käis samuti välitöödel ja koostas ka küsimuslehti Sepise teemadel. Aga aja jooksul siis ta tegelikult ise hakkas aina enam keskenduma hoopiski sellise ajaloolise arhiivimaterjali läbitöötamisele. Peaasjalikult siis Adramaa revisjonides ja hingeloendites ja vakuraamatutes ja teistes säärastes materjalides olevat ainest hakkas ta siis vaatama etnograafi pilguga. Ja seppadelt siis aja jooksul tema huvi laienes maakäsitöölistele laiemalt. Ja Jüri Linnus on siis tegelikult võib pidada selliseks esimeseks etnoloogiks, kes oma töödes väga ulatuslikult just arhiiviainesele tugineb. Kuigi arhiivimaterjalidele sellisele potentsiaalile osutab siis juba Ferdinand selles samas 1930. aasta programmilises artiklis ja ka siis Jüri õpetaja Harri Moora kõneles näiteks vallakohtute materjalide kasutamise vajadusest.
et selles mõttes ilmselgelt on siin Jüri Linnuse huvis arhiiviallikate vastu selline Ferdinandi ja Harry Moora suunandev mõju näha. Ja Jüri oli siis seisukohal, et tsiteerin, möödunud aegade dokumentaalmaterjalides on fikseeritud tohutu hulk pisifakte, mis üldistatuna avardavad olulisel määral ettekujutust meie rahva endisaegsest elust. Ja leidis siis, et arhiivi ainese eeliseks on just see faktiline konkreetsus materjalis, et see on täpselt lokaliseeritud ja teda on võimalik täpselt dateerida, eks ole, nagu seal siis ka sellel eelmisel slaidil näha oli. Et eks ole, kõrvutades siis selliseid, ütleme, inimeste meenutustega, kes sageli võib-olla ei mäleta, et mis ajal siis mingi sündmus või asi täpselt oli, et arhiiviallikas ütleb sulle väga täpselt selle aja ja koha. Ja Jüri siis toonitas korduvalt, et ka teised etnoloogid peaksid hoopis laiemalt arhiivimaterjalidesse vaatama, et mis tahes rahvakultuuri nähtuse käsitlemisel peaks hõlmama ka selle siis ajaloolise konteksti ja arenguloo. Et siin taustal on ka see arusaam, et etnograafia kui ajalooteadus, eks ole. Ja ta oma artiklites ka siis tutvustas tegelikult nii-öelda laiemale lugejaskonnale neid varem kasutamata allikmaterjale, nagu näiteks siis talurahvakohtute aines, et milline on see potentsiaal, et millist erinevat materjali sealt siis etnograafid võiksid enda uurimisküsimuste valgustamiseks leida. Et ta toob esile just selle, et ajaloolased küll neid materjale kasutavad, aga et ajaloolased jätavad tähelepanuta need asjaolud või sellised selle ainese, mis just etnoloogide jaoks võiks huvitav olla. Samas etnoloogidest kolleegid on siis kaasaegsed, on Linnuse sellise Jüri Linnuse arhiivimaterjalidele keskendumisse mõneti nagu võõristavalt suhtunud, et tema tööde arutamisel ka kolleegide seas siis heideti ette etnograafilise materjali ja muuseumikogude liiga vähest kasutamist. Arved Luts ühel koosolekul leiab isegi, et Jüri Linnusel on alahindav suhtumine etnograafilisse materjali ja direktor Aleksei Peterson omakorda siis ikkagi osutas sellele, et tuleks ikkagi kaasajale lähemat perioodi uurida. Jüri Linnus siis oma uurimises läks kuni seal 15-16. sajandini tagasi neid materjale vaadates. Seda siis aegapidi laiendades seda oma uurimisvälja. Ja näiteks Ants Viiras isegi loobus Jüri Linnuse doktoritöö retsenseerimisest põhjusel, et see on sisult sotsiaalajalooline, mis alal mina, ehk siis Viiras, kui etnoloog orienteerun palju halvemini kui ajaloolased. Ehk siis, et teatav selline nagu pika hambaga vaatamine oli selle arhiivimaterjali sedavõrd mahuka kasutamise suhtes. Võib-olla siin ära mainida ka selle ikkagi, et paralleelselt siis selle maakäsitööliste ja arhiiviainese uurimisega oli Jüri Linnuse selliseks teiseks läbivaks huviobjektiks nii siis muuseumi kui ka Eesti etnoloogia ajalugu laiemalt. Ja ehkki tema sellised kirjutised, mis siis seda uurimislugu puudutavad, jäävad peaasjalikult tema karjääri teise poolde, enamik on ilmunud 80-ndatel, 90-ndatel aastatel, siis tegelikult see nagu huvi ja sellega tegelemise soov oli palju kauaaegsem, et juba 50-ndate aastate keskel oli ta näiteks esinenud ettekandega, millest ta siis vaagis niinimetatud kodanliku aja etnoloogia töösuundi metodoloogiat, ehk siis tegelikult oma isa ja tema kaasaegset tegevust. Ja Linnus tegelikult siis püüdis kaitsta neid okupatsioonieelseid teadlasi ja lähenemisviisi sellise lihtsalt kõrvale heitmise või mustamise eest või ka lihtsalt nagu unustamise eest siis selles Nõukogude teaduse kontekstis.
Ja näiteks Reet Piiri, kes oli ka Jüri Linnuse juhendatav, Jüri Linnus suunas just Reeda siis tegelema ERMi ja teiste teadusasutuste sidemetega enne 40. aastat. Ja kuskil koosolekul ta siis on öelnud, et tema et väljendab seda, et mis tema selliseks tagamõtteks seda teemat soovitades oli, tsiteerin, faktilise materjali põhjal näidata, et etnograafia muuseum ei olnud kodanikul ajal mingi natsionalismi pesa. Ja see tegelikult selline juhendatavate teema viib ka selle pildil oleva või eesoleva slaidi juurde tagasi, et Jüri Linnuse ka selline läbi kümnendite tema südameasi oli see, et seda järeltulevat põlve ikkagi nagu etnograafidest järeltulevat põlve siis kasvatada. Et ta oli väga mures sellepärast, et kuidas ülikoolis ikkagi ei ole nagu sellist head sisse töötatud nagu õppekava, eks ole, et sealt kuidagi piisavalt ei suunata inimesi selle etnograafia peale või et ühesõnaga, et ta tundis selgelt, et nagu liiga vähe tegeletakse sellega, et jõuaks inimesed kraadi kaitsmiseni. Ja siin ka siis jällegi üks tema välitööpäeviku tsitaat sellest, et kuidas ta on just äsja lugenud ühe väliseesti autori doktoritööd või sellest kuulda saanud ja siis nendib sinna juurde, et jah, et kodanlikul ajal ehk siis Eesti ajal, eks ole, oli juba 2 doktorikraadi, aga nüüd järgneva 35 aastaga ei ole keegi doktorikraadini jõudnud. Ja see teda muretsema pani niimoodi kuni elu lõpuni ta seda teemat nagu kuidagi oluliseks pidas ja seda tõstatas, et seda järeltulevat põlve etnograafidest ikka tuleks. Järeltulevate põlvede teema tegelikult oli ju ka 30-ndatel esil, et sellest ei rääkinud ajakirjandusest küll Ferdinand, vaid Gustav Ränk, kes muretses sellepärast, et noori ei ole teadusest peale tulemas, aga nagu lihtsalt seosena, kui Ferdinand kirjutab 40. aasta sügisel Helmi Üprusele, ta ise oli Tallinnas muuseumide riigistamisega tegutsemas ja seal oli küsimus sellest, et kes siis saab nagu riigistatud muuseumide etteotsa, siis ta ühes kirjas tegelikult mainibki, et meie etnograafide pink on liiga lühikene, et ei ole nagu seda järelkasvu. Aga sellega me olemegi jõudnud Eesti Rahva Muuseumi ERMi teemani, et nagu ma juba enne ütlesin, siis Ferdinand võttis selle Mannineni koha üle, tema töö, mida Manninen oli alustanud, ta jätkas ja 30-ndatel siis ta panustas oluliselt ERMi kui muuseumi ja etnograafilise teadustöö keskuse arengusse. Et tal oli oluline roll muuseumi etnograafiliste esemete kogude korrastamisel ja uurijatele kättesaadavaks tegemisel. Tema juhtimisel viidi läbi esemekogude temaatiline süstematiseerimine ja vastava kartoteegi koostamine ja alustati ka etnograafiliste esemete keskkartoteegi loomist. Ja Ferdinand rõhutas siis ka etnograafilise kirjanduse järjepideva bibliografeerimise olulisust. Üheks teemaks, millest Ferdinand Linnust mainides sageli kõneldakse, on korrespondentide võrgu loomine 31. aastal ja selle taustaks siis võib öelda, et kohalike inimeste kaasabi oli kasutatud, selle kaasabi kasutamisel oli Eestis tegelikult ju palju pikaajalisem traditsioon, et
et siin võib minna lausa 18. sajandisse ja August Wilhelm Huupeli juurde välja. Aga mis on meie jaoks siinkohal oluline, on see Jakob Hurda rahvaluule kogujate võrgustik, mille baasil siis loodi vastloodud Eesti Rahvaluule arhiivi juurde 1928 korrespondentide võrk. Ja sarnased võrgustikud loodi tegelikult 20. lõpul, 30. siis ka mujal Euroopas, näiteks Rootsis, Iirimaal, Hollandis ja Soomes. Ja kuna Ilmari Manninen oli siis Eesti etnograafia eesmärgiks seadnud täieliku pildi loomise eestlaste materiaalsest kultuurist, siis selle täitmiseks tuli ju jõuda koguda materjali igast Eesti kihelkonnast. Aga see oli keeruline rahalistel põhjustel, et ei olnud võimalik nii palju tudengite stipendiaate välja saata, kui siis ka sellel põhjusel, et erialaharidusega töötajaid oli muuseumis üksikuid. Ja nii oli tegelikult juba Manninen see, kes oma esimesed küsimuskavad saatis laiali siis Eesti algkoolide direktoritele ja õpetajatele ja on ka teada, et haridusministeeriumi kaudu üritas siis Manninen ehk ERM muuta nendele küsimuskavadele vastamise siis õpetajatele nagu kohustuslikuks. Aga see oli ikkagi üsna keeruline ja väga vaevaline ja mitte eriti efektiivne. Ja nii jõutigi siis 31. aastal nii kaugele, et novembris saadeti või avaldati suuremates ajalehtedes siis üleskutsed liituda loodava korrespondentide võrguga. Ja siin on katkendid sellest ajalehe artiklist, kus siis rõhutakse siis lugejate sellisele kodanikukohusele ja rahvuslikule ülesandele. Ja kummaline oli ka avastada, et selle üleskutse saatis välja ERM koos Rahvaluule arhiiviga. Rahvaluule arhiiv oli küll justkui nagu ERMi osa, aga tegelikult oli nagu üsna iseseisev asutus. Ja tundubki, et siis sedasi koos üleskutset esitades loodeti siis sellist olemasolevat võrgustikku laiendada ja tugevdada, aga edaspidises suhtlemises siis kirjasaatjatega on näha, kuidas ERM ehk siis etnograafiline osakond ja Rahvaluule arhiiv nagu selgelt vastandusid teineteisele. Et küsimuskavad olid erinevad ja vastused arhiveeriti ju ka erinevatesse arhiividesse. Ja samas oli siis ikkagi palju korrespondente, kes kuulusid mõlemasse võrgustikku. Ja kirjavahetusest on ilmnenudki, et kuidas nende korrespondentidega nagu pahandati, et olete valesse arhiivi vastuseid saatnud või siis korrespondent ise kurdab, et ta ei saa täpselt aru, et kuhu ta siis nagu need vastused saatma peab. Korrespondentide võrgu laiendamisega tegeleti siis 30-ndatel pidevalt ja aastate jooksul ilmus ajakirjanduses korduvalt üleskutseid astuda selle liikmeks ja sageli otsiti siis nendes artiklites konkreetsete kihelkondade esindajaid. Ja 39. aastal oli võrgustikul siis juba 413 liiget ja neist aktiivseid 255. Ja siinkohal tasub tegelikult rõhutada, et need saadetud vastused läksid tegelikult kohe uurimistöös käibesse, et tollased etnograafid hakkasid neid oma uurimistöödes kohe kasutama. Nüüd omaette teema, mis nagu meil mõlemalt tegelikult Ferdinandi ja Jüri vaadates esile tuli, oli see, kuidas minu puhul siis Ferdinand Innus 30-ndatel üritas ERMi väga pildil hoida, et ajakirjanduses ERMist ikkagi pidevalt räägitaks. Ta ise oli väga varmas ajakirjandusega suhtlema, et kui ta konverentsireisidelt saabus, siis alati ilmus sellest ka ajakirjanduses artikleid.
ja 30ndate teisel poolel arvatavasti seoses selle riikliku kampaaniaga oli siis ERM-il iganädalane raadiosaade, kus siis nii Ferdinand kui ka teised ERM-i uurijad said võimaluse siis oma teemadest rääkida ja rahvast harida. Aga kogu aeg ei jõudnud ju seda teha ja siin ongi katkend siis Helmi Üpruse päevikust 37. aasta kevadest. Helmi Üprus oli saanud ERM-i sekretäriks ehk siis Ferdinand Linnuse nagu paremaks käeks 36. aasta sügisel ja siis pool aastat hiljem kurdata, et ta on oma töös väheke pettunud. Ja huvitav ongi just, kogu see tsitaat on üsna kõnekas, aga just see lõpp, et tunnen, et rahulolematus minuga on reklaami pärast. Ajakirjanduse informeerimine jääb vahetevahel soiku. Ütlesin direktorile, et ma ei oska mitte millestki midagi teatada. Mulle see tundub igav ja naiiv, kuid tema leidis, et seda tuleb teha iga nädal. Järele jätmatult erm. Aga Üpruse jaoks siis see enese ümber lärmilöömine on vastik. Direktorina oligi Ferdinand siis sellises keerulises seisus, et ta enda teadustöö kippus nagu kõrvale jääma. Ta oli koormatud kõikvõimalike administratiivküsimustega ja samas siis etnograafilises osakonnas, mille osakonna juhataja ta samal ajal oli, kui ta oli ka direktor, oli töötajaid vähe. Ja 38. aastal pöördus ta tegelikult siis ministeeriumi poole nõudes, või paludes, et osakonna koosseisu siis suurendataks eraldi juhataja ja fotograafjoonistaja palkamisega. Et lihtsalt see etnograafilise osakonna töökohustused on riikliku rahvakultuuri propaganda tõttu mitmekordistunud. Aga tol hetkel siis Ferdinandil ei õnnestunud. Ja ta jätkas ERM-i direktorina või siis õigemini sellest eraldunud etnograafiamuuseumi direktorina ju tegelikult ka esimesel nõukogude aastal. Ja sellesse teemasse ma praegu sisse ei hakka minema. Küll aga võib nagu kokkuvõtvalt öelda, et tundub, et Ferdinand Linnus siis soovis sellel keerulisel aastal muuseumile võimalikult valutut üleminekut uuele struktuurile, et ta justkui nõukogude võimu soovidega kaasa minnes püüdis ta tegelikult säästa ja päästa muuseumi võimalikest radikaalsetest ja negatiivsetest ümberkorraldustest. Ja muuseumi direktorina oli tal siis autoriteeti nii kolleegide seas kui ka võimuladviku hulgas. Aga jah, tegelikult ju 41. aasta juunis ta siis arreteeriti. Ja sellega tema töö ERM-is lõppes. Ma kõigepealt teen ka väikse repliigi selle reklaami teema osas, et see muuseumi tegevuse ja tegelikult laiemalt siis etnograafia ja rahvakultuuri kogumise ja uurimise ja säilitamise alane selline populariseerimistöö oli ka Jüri Linnuse arvates hästi oluline, et ta oli oma kolleegide suhtes sageli kriitiline, et need ei ole piisavalt, ei pööra tähelepanu sellisele tegevusele, et ta ise leidis, et tuleb osata ainult serveerida, siis kaup läheb. Et nii see Ferdinandi kui Jüri need seisukohad, et kui me vaatame neid aastaarve, eks ole, et siin antud juhul 1960, et need mõjuvad ju tegelikult hästi tänapäevaselt, see arusaam, et kuidas see pildil olemine ja hoidmine, et kui oluline see on. Ja et see mitte üksi siis see pildil hoidmine ei olnud siis Jüri Linnuse jaoks oluline, et laiemas plaanis ta nägi ikkagi oma tegevuse sisu ja eesmärkide selgitamist sellises üldarusaadavas vormis lahutamatu osana teadustööst. Et see on teadustöö osa, et see sellele laiemale auditooriumile ka seda siis arusaadaval moel selgitad. Et mis on ju ka hästi selline tänapäevane seisukoht iseenesest.
ja ta oli ise tõesti terve karjääri vältel hästi aktiivne meediaga suheldes. Nüüd, mis jäi seal esimese biograafiliste slaidide juures nagu ütlemata, on siis see, et Jüri Linnus siis pärast ülikooli diplomi omandamist kohe 1950. aasta sügisel tal õnnestus saada ERM-i teadurina tööle, aga see rõõm pikalt ei kestnud, et sama aasta detsembris kuulutati ta siis kodanlikuks natsionalistiks, ehk siis see isa saatus, mis hakkas teda siis mõjutama, et see 49-50 on sellise ägedamat sorti stalinistliku represseerimise aastad. Tal lubati küll muuseumist ära minna, teda ei vallandatud, et tal lubati nii-öelda omal soovil lahkuda. Siis alates 1951. aastast töötas ta erinevates koolides õpetajana ja tõttavalt võib siis öelda, et tegelikult elu lõpuni see õpetaja töö jäi talle paralleelselt muuseumitööga, et see talle sobis, talle meeldis, et ta õpetajana töötas läbi järgnevate kümnendite. Aga siis uuesti 1956. aastal, kui oli selline poliitiline olustik leevenenud, õnnestus tal ERM-i tööle saada ja seekord siis teadussekretärina. Ja mis tähendas siis toona seda, et tegelikult igasuguse sellise muu korraldusliku ja administreeriva tegevuse kõrval oli siis muuseumi teadustöö eestvedamine ka tema vastutusalaks. Ja 1946. aastal oli ERM siis viidud Teaduste Akadeemia alla, aga Teaduste Akadeemia asutuste seas jäi ERM oma teadustöö poolest ikkagi üheks nõrgemaks ja 1963. viisti siis muuseumi üle Kultuuriministeeriumi alluvusse. Mis tähendas seda, et teadustegevus ERM-is jäi tegelikult vormiliselt ka, et sellisele nõrgemale positsioonile, et muuseumilt oodati siis esmajoones populariseerivat sellist rahvahariduslikku tegevust. Aga edaspidigi siis tegelikult Jüri Linnus väga tugevalt rõhutas ikkagi sellise uurimistöö ja teadustöö arendamise olulisust ja keskset tähtsust muuseumis. Et tema jaoks ikkagi see teaduslik töö on fundamentaalne etnograafia jaoks, et see on see töö, mis viib edasi ja omandab püsiväärtuse, on siis tsitaat temalt. Et ta, ühesõnaga, ta kindlasti ei alahinnanud populariseerimist, aga ta leidis seda, et muuseum oma sisult peab olema ikkagi teadusasutus. Siis siin on siis punktidena toodud sellised olulised töölõigud, kus Jüri Linnus oli kas algataja või eestvedaja ja tagantutsitaja rollis, et kella vaadates ma hästi põgusalt neid kõiki püüan katta ka. Aga siin jälle selline võib-olla ka hästi tänapäeva oludega haakiv pikemat sorti tsitaat, kus mitmed teemad küll esile tulevad, aga just see, et mis osutab ka sellele, et vaatamata siis sellisele oma karjääri haprale algusele ja tegelikult sellele isa represseerimisest tulenevale mõneti nagu võib-olla võiks arvata sellisele ebakindlale staatusele, et ta Jüri Linnus nagu oli kriitikuna, et ta ei pelganud kritiseerida seda, mida ta pidas kritiseerimisväärseks. Ja siin ta siis parasjagu siin tsitaadis muuhulgas siis kritiseerib seda, et kuidas siis majandusmehed on siis, tundub, et muuseumis ja need kesksed ja asju juhtivad ja etnograafid jäävad justkui üha haruldasemaks muuseumis. Ja läheb ka siis edasi jälle selle noorte vähesuse temaatika juurde. Nii, aga jah, et ühe esimesena asjana siis muuseumisse asudes Jüri Linnus võttis ette taastada selle korrespondentide võrgustiku, mis oli pärast sõja ajal oli see katkenud, pärast sõda oli Aliise Moora selle nii-öelda jälle elustanud, aga siis, kui tema 50. aastal muuseumist ära läks, et siis see töö jälle soikus ja kindlasti just see
et see oli see võrgustik isa alustatud, et siin oli jälle ilmselt see emotsionaalne side, miks mängis rolli, et Jüri pidas oluliseks seda taaselustada ja tööle panna seda võrgustikku. Ja sellega seostub ka tema tegelikult laiem selline kodu-uurimuslik tegevus, mida ta tugevalt populariseeris, selles liikumises osales ja mis haaras tegelikult väga arvukalt mitte akadeemilist elanikkonda, tavalisi inimesi. Ja seda on siis käsitletud ka toonase sellise rahvusliku identiteedi avaldumise vormina, millele on esile toodud, et sellel oli oluline roll 80. aastate lõpu sellisel taasiseseisvumisliikumise kujunemisel. Et selles mõttes ka sellist Jüri Linnuse energilist tegevust sellise koduloo populariseerimise juures võib näha osana sellisest tema rahvusliku meelestatuse väljendusest või. Jüri Linnuse algatusel siis hakkas toimuma ka see iga-aastane teatmematerjali kogumise võistlus. Ja et mis sai selliseks iga-aastaseks muuseumi sünnipäevaga seotud ürituseks. Siis teine oluline asi, millega ta muuseumisse asudes või muuseumisse tööle tulles tegema asus, oli kogude korda saamine, et seal oli alates 50. aastast oli peavarahoidjaks siis erialase hariduse ja muuseumide kogemuseta inimene ja fondide töös olid väga tõsised puudujäägid, oli tuhandeid esemeid arvele võtmata, koid möllasid fondis, mida siis peavarahoidja püüdis varjata. Ehk siis sellega väga jõuliselt hakkas Jüri tegelema selle korrastamisega, et siis suuresti tema tegevus viis selle ebakompetentse peavarahoidja vallandamiseni lõpuks ja siis hakati neid laokil olevaid materjale korrastama ja valgeid laike kaardistama ja samuti, mida Marleen enne rääkis, mis oli Ferdinandi jaoks oluline, see materjalide kättesaadavaks tegemine, et see oli ka Jüril mantra, et sellest üksi on vähe, et meil muuseumis on materjalid, et nad peavad olema ka uurijatele kättesaadavad ja kasutatavad on nad ainult siis, kui nad on korrastatud ja süstematiseeritud. Ja võib-olla selle kogumise kohta veel hästi kiirelt öelda, et kuigi hiljem on selline see ERMi 60-ndatest, tegelikult 50-ndate lõpust, aga alanud selline uus intensiivne kogumistöö, et seda on eelkõige Aleksei Petersoni nimega ja tegevusega seostatud, et tegelikult see kogumistöö hoogustamine sai alguse just Jüri Linnuse algatusel ja tema oli tegelikult seal esimestel aastatel see üldkogumise juht. Aga siis, Aleksei Petersoni ja Jüri Linnuse hoiakud selle kogumistöö nii praktilise teostuse kui ka sisu suhtes olid üsna või mõneti lahknesid, et Peterson oli ise ka väga innukas välitöödel käia ja esemekoguja, aga Linnusele pigem siis sobis selline välitööde organiseerija ja juhendaja roll ilmselt paremini ja kriitiliselt suhtus Jüri Linnus siis edaspidi sellisele numbrilise kasvule keskendumisse, et mis siis Petersoni lähenemisviisi iseloomustas. Et Jüri Linnus siis ikkagi rõhutas seda, et mitte see kvantiteet ei peaks olema oluline, vaid just ikkagi ka mõtestatud selline kogumine ja kogude läbitöötamine, et mitte ainult muuseumisse toomine, aga siis ka selle materjali läbi analüüsimine ja mingite uute järelduste tegemine peaks see eesmärk olema. Siis muuseumi aastaraamat, mille väljaandmine ka sõjaga oli katkenud, oli samuti Jüri Linnuse suuresti tema eestvedamisel, see siis selle väljaandmine taastati regulaarsena, suuresti hakkas see nüüd toimuma tema väga aktiivsel sellisel ja distsiplineerival juhatusel. Ja teine oluline üritus, mis siis sai ka 50-ndate lõpust alguse, on siis muuseumi aastakonverents, mida esimest korda korraldati siis muuseumi 50-ndaks sünnipäevaks ja mis muutus siis edaspidi selliseks
aastaraamatu kõrval üheks selliseks tunnuslikuks ettevõtmiseks, mis siis mille ümber muuseumi teadustegevus aasta lõikes paljus keerles ja nad mõlemad toimisid sellise omamoodi nagu esindusürituste ja avalike aruannetena muuseumi tööst. Siis oli rida uusi algatusi, mille Jüri Linnus algatas 70. teisel poolel, et aastakonverentsidele lisandusid uute algatustena siis temaatilised teaduspäevad, mille kitsam eesmärk oli tuua kokku Läänemere-Soome rahvaste uurijaid, samuti Harri Moorale pühendatud teaduspäevad algatas Jüri Linnus ja hakkas siis ka organiseerima 70. lõpust etnoloogide sügiskoole eesmärgiga tihendada siis neid kontakte erinevate muuseumite ja teistes asutustes töötavate etnoloogide vahel, et sellist nii-öelda ühisrinnet kujundada. Siin on lihtsalt üks pikemat sorti tsitaat jälle kuidagi edasi andmaks või näitamaks seda, et kui rahutu või aktiivse meelega Jüri Linnus on, et Ants Viires ühes oma artiklis, mis ilmus siis Jüri Linnuse 60. sünnipäeva puhul, iseloomustab, ütleb, et Jüri Linnust iseloomustab selline teaduslik rahutus. Ja ma arvan, et siit tuleb väga hästi välja, et ta on üsna hiljuti, eks ole, algatanud rea uusi sündmusi, aga tal tulevad kogu aeg mingisugused uued mõtted, et mida veel ja kuidas ikkagi neid asju värskena hoida ja et kuidas et ühesõnaga, et selline aktiivselt kogu aeg mingisuguseid uusi lahendusi ja mõtteid välja pakkuv ta oli. Liivlaste juurde jõudsime lõpuks. Et kuidas siis kujunes olukord, et liivlaste uurimine sattus Linnuste perekonna hallata. Et tegelikult tuleb siin tagasi minna Dahlgreni ja Mannineni juurde, et nad mõlemad rõhutasid 20. alguses, et ERM ja Eesti etnograafia ei peaks piirduma vaid Eesti rahvakultuuri uurimisega, vaid võiks huviorbiiti võtta ka teised soome-ugri rahvad, eriti lähemad omariikluseta Läänemere soomlased. Ja liivlaste juurde oli siis jõudnud kõigepealt 20. aastal juba Oskar Loorits koos professor Lauri Kettusega. Ja Oskar Loorits oli siis muuseumisse toonud kaasa üle 100 eseme. Aga Loorits uuris ju liivlaste usundit peamiselt ja materiaalne rahvakultuur oli jäänud tähelepanuta. Ja 20. siis organiseeris Manninen soome-ugri esemekogude kasvu, aga ta pidas siis oluliseks ka etnograafiliste kirjelduste koostamist. Ja kui 27. aasta mais Ferdinand Linnus esimesena kaitses oma magistritööd ja oli näidanud üles siis sellist innukust ja osavust teadusartiklite koostamisel ja muuseumitööl, siis Ilmari Manninen suunas ta uurima muistset mesindust nii eestlaste kui liivlaste juures. Ja Manninen siis lootis, et just liivlaste juurest leiab Ferdinand sellist muistse mesinduse nagu ilminguid ja kuidas siis, kui nad leppisid kokku, et Ferdinand hakkab uurima seda teemat, siis oligi tekkinud vajadus liivlaste juurde välitöödele minna. Aga Manninen ei lasknud siis Ferdinandil lihtsalt mesindust uurima sinna, vaid ütles, et nüüd võta kätte ja uuri siis kogu liivlaste materiaalset kultuuri. Ja 27. aastal ja 28. aastal ta käiski siis, Ferdinand käis 3 korral liivlaste juures, viibis korraga ikka mitmeid kuid järjest koha peal ja tegelikult on need üsna erakordsed välitööd ja uurimismeetod Eesti etnoloogia ajaloo kontekstis, et keegi teine
Eesti etnograafidest nii pikalt uurimisväljal kohal korraga ei viibinud. Ja kui esimesel 2 reisil käis ta siis üksinda, siis viimasel reisil võttis ta kaasa ka joonistaja Aarne Mõttuse. Linnus avaldas välitööde ajal ja järel ajakirjanduses artikleid, mis kajastasid liivlaste poliitilist ja ühiskondlikku olukorda, kutsudes Eesti lugejaskonda üles toetama liivlaste rahvuslikku ärkamist. Ja ühes nendest artiklitest võib lugeda siis välja ka Ferdinandi enda suhtumist liivlastesse ja nendesse välitöödesse. Et kuna varasemad uurijad olid juba vao sisse kündnud, siis liivlased teadsid, et Tartust tulevad kas kingitusetoojad või uurijad ja et liivlased oskasid juba tol hetkel nagu uurijatega suhelda, et nad olid väga avatud vestlejad ja ei häbenenud midagi rääkimast ja Ferdinand toob siis siin võrdluseks Eesti metsanurga perenaise, kes ei taha suudki lahti teha ja kahtlustab, et tegemist on maksuinspektori selli või muu vigurimehega, kellest parem eemale hoida. Et selline tore tsitaat. Nüüd Ferdinand Linnuse Liivi välitööde tulemusena kogunes suur materjalihulk, üle 1000 lehekülje ülestähendusi nende materiaalsest kultuurist, üle 200 foto, üle 200 joonise ja ka umbes 50 eset või isegi rohkem. Ja kui ta 28. aasta mais ülikoolile aruannet kirjutas, siis ta ütleb, et kogutud ainestikust on valmistatud süstemaatiline sissejuhataja ja poolvalmis liivikeelne alfabeetiline indeks. Liivi etnograafia materjal on praegu peajoontes koos ja on kavatsus lühemat eestikeelset ülevaadet avaldada juba käesoleval aastal, kuna põhjalikum töö selle üle ilmuks edaspidi. Ja ta jõudiski siis avaldada ühe artikli ERMi aastaraamatus liivlaste kalastusest ja vähipüügist, aga selline üldine etnograafia jäi tal kirjutamata. Kuigi ta 30ndatel siis korduvalt sellest nagu kõneles või aastaplaanides ja aruannetes nagu rääkis, mainis, siis tegelikult ta selleni ikkagi ei jõudnud. Et nüüd siis lõpuks on jõudnud ERMi tema Liivi etnograafia vihikud, kokku 9 vihikut. Need ei ole sellised klassikalised välitööpäevikud, vaid tõesti nagu etnograafiliste märkmete üleskirjutamise kohad, mis on, siin ma olen toonud välja ühe näite, et teatud teema, kelle käest kuuldud, millal üles kirjutatud ja niimoodi need päevikud või märkmikud siis järjest lähevad. Aga nendest siiski on võimalik välja lugeda ka Ferdinandi suhtumist välitöödesse ja uurimistöösse, et võib öelda, et ta pidas oluliseks vaatlust ja samuti fotode ja jooniste tegemist. Ta väärtustas pidevat kontrollimist ja mitmest kohast sarnaste teadmiste saamist ja samas pidas ta siis autoriteediks ühte isikut, siis kontaktisikut, kooliõpetajat ja kohaliku haridusseltsi esimest liivlast Mart Lepstet, kelle teadmiste põhjal hindas ta teiste käest kuuldud jutte. Ja kas need tulid hiljuti, jah? Tulid hiljuti, jah, jõudsid. Ja 30ndatel ta tegelikult siis jõudiski arvatavasti liivlaste juurde veel ühel korral 39. aastal, kui ta käis Liivi rannikul siis seoses Liivi rahvamaja avamisega ja samal ajal siis Eesti kultuurfilmi tehti siis selline lühikene film Liivi rannikult, et ta aitas siis kohapeal operaator Vladimir Parvelit
ja kirjutas hiljem ka filmi autori teksti. Ja üllatav on öelda, et just sellest 39. aasta retkest on siis säilinud viimases selles märkmikus selline tore välitööpäevik, mille lähim uurimine annaks siis infot tegelikult näiteks etnograafilise filmi ajaloo kohta või ka liivlaste omavaheliste suhete kohta 30. lõpus. Ja 1950. aastate lõpul võeti ERMis siis jälle plaani, võeti plaani siis selline muuseumi teaduste avardamine, et selliseks keskseks jääva siis Eesti rahva eluolu ja kultuuri uurimise kõrval võeti plaani hakata uurima ka väiksemaid Läänemere-Soome rahvaid, see tähendab siis liivlasi, kabadjala, siisureid, vepslasi. Ja seda põhjendati siis eestlaste ja teiste Läänemere-Soome rahvaste keelelise ja kultuurilise lähedusega, et siis rahvaste võrdleval uurimisel taotleti siis selgitada sellist eestlaste kujunemislugu. Ja 66. aastal siis juba konkreetsemalt võeti järgnevate aastate plaanipärase töösuunana kavva siis Läänemere-Soome rahvaste etnograafia kogumine. Jüri Linnus oli juba tudengina soovinud minna tegelikult liivlaste juurde välitööid tegema, et ta oleks tahtnud oma diplomitöös teha liivi teemadel, aga sellest mõttest toona midagi välja ei tulnud, Harri Moora seda ei toetanud. Linnus on hiljem arvanud, et seal võis põhjus olla taga see, et ei soovitud aktualiseerida siis Ferdinand Linnuse nime. Aga sellest tuleb üks tsitaadike. Aga ühesõnaga siis Jüri Linnus oma käikudel peaasjalikult siis käis koos kunstnikuga, nii et laekus erinevate kunstnikega, laekus hulk jooniseid, ta ise fotografeeris, vähemal määral on etnograafilise arhiivi materjali ja siis mõningatel käikudel koguti ka esemeid ja siin tal oli jälle seesama põhimõte, et mitte lihtsalt, et mida iganes esemeid arvu pärast koguda, vaid ikkagi võimalikult eksponeeritavaid, mida siis oleks võimalik ka tulevasel näitusel kasutada. Ja siin on siis ka selline tore tsitaat sellest etnograafiliste jooniste tegemisest, et Mati Ruljand oli tal mitmel korral see kaaslane, keda ta väga kõrgelt hindas ja Jüri kirjutab siis, et Mati joonistab lagunenud esemed nii ilusti ära, et jääb arvamine, nagu Liivi rannakülad oleks vanavara täis. Ja siis üks selline, mida siin tegelikult Marleen ka viitas, et need selleks ajaks üsna ahtaks jäänud liivlaste kogukond, et seal olid teatud sellised inimesed, kes olid kujunenud väga intensiivse uurimise objektideks, võiks öelda, et siin pildi keskel on ka näha Katrin Krasson, kelle kohta siis Jüri kirjutab, et tal on oma standardjutt, mida on harjunud Eesti kuulajatele rääkima, et igati kena, aga meie jaoks tsipa vähe, et eks ole, et aga palju see inimene vaenekene ikka iga aasta uut leiutab, et kui ta seal pidevalt keegi käib uurimas. Ja mis on eriti tore, et see on siis etnograafilise arhiivi kirjeldusest, käib kokku selle joonisega, mis seal kõrval on, et seeliku ja vesti on Katrin kokku õmmelnud, et siis on lihtsam selga tõmmata, et temal käib sageli külas ekskursioone ja muuseumitöötajaid Lätist ja mujalt ja nende palvel on sageli tulnud neid riideid demonstreerida, ehk siis need uurijad ja muidu ekskursiandid on, eks ole, kujundama hakanud seda, et kuidas inimene siis neid rahvariideid, et mis vormis tal on. Siis veel üks selline, minu jaoks selline tore põige, et nagu eelnevalt sai öeldud, et siis Jüri Linnuse tegelikult selline keskne uurimisaines oli arhiivides, et tundub, et see arhiivi ainese uurimine tegelikult sobis talle kuidagi paremini või ta tundis, et võib-olla mõneti mugavamalt, kuigi ta oli väga hea organiseerija, korraldaja, ta juhendas ka tudengite välitöid palju aastaid,
aga et siis korduvalt liivlaste juures ta käis välitöödel, esimesel korral ta käis 67. aastal koos keeleteadlase Eduard Vääriga. Ka järgnevate aastate välitöödel nad mitmel korral olid samaaegselt seal ja siis seoses Vääriga on siis ka päevikutes mitmed toredad sellised kirjapanekud, kus ta kommenteerib seda, et kuidas Eduard Vääril on väga lähedane suhe oma keelejuhtidega, et lausa nagu kadesta seda head suhet, kirjutab Jüri Linnus, et ehk siis näiteks istub seal pildil Eduard Vääri ja Jüri Linnuse vahel Emma Hausmann, kes ühel korral on olnud pettunud, et tuli hoopis Jüri Linnus, mitte siis tema Eduard, kes oli ka lubanud lähiajal tulla ja jällegi see jutt, et kuidas Vääri oli käinud mitme bussitäie eestlaste karjaga seal, kes siis mitmest küljest teda Liivi naist seal pildistasid. Ja objekt rõhutas korduvalt nagu möödunud aastalgi, et tema enam midagi ei tea ega mäleta ja mida on teadnud, selle on kõik Väärile juba ära rääkinud. Ehk siis Jürile ei õnnestunud eriti nagu sellist etnograafilist andmestikku saada, et see olevat kõik juba räägitud. Ja teise informandi kohta, et kuidas Vääri istusid nagu üks noor paar, et pidin lausa kadestama, kui hästi Vääri on siin oma objektid sisse töötanud. Nii, aga jah, et Jüri Linnus siis tegelikult esimest korda viibis liivlaste juures 27. aastal koos oma isaga, et mida ta siin siis 1977. aastal meenutab, et oli siis isal välitöödel kaasas olnud ja ise siis nii-öelda teadliku inimesena alustas oma välitööde seeriat 67. aastal, siis keskendudes siis sellise rahvapärase hoonestiku ja tarbevara kaardistamisele. Ja 1971. aastal osales välitöödel ka esimest korda siis Jüri Linnuse poeg Tanel Linnus, kes oli toona veel keskkooliõpilane. Tanel hiljem töötas ERMis ka mõnda aega teadurina ja 77. aastal kaitses ta oma diplomitöö Kuramaa liivlaste põllumajandusest. Ehk siis, et 3 põlvkonda linnuseid on siis selle Liivi rahvakultuuri uurimise kaudu seotud, mis on selline erakordne, ainukordne näide Eesti etnoloogias. Ja Jüri siis käis välitöödel kokku 10 aasta jooksul 9 korral ja kuigi tema tööplaanides oli sellise suurema eesmärgina märgitud liivlaste materiaalselt kultuuri käsitleva monograafia valmimine, siis selleni ta ei jõudnud kahjuks. Et võib arvata, et tema soov ja ambitsioon oli tegelikult siis integreerida oma enda välitöödel kogutu ja kogetu siis isast jäänud materjalide läbitöötamisega ja sel kujul siis selliseks monograafiliseks teoseks vormistada. Et ta kindlasti rõhutas ka seda, et ka soome-ugri suunaline tegevus ei peaks piirduma ainult sellise kogumistööga, vaid peaks ikkagi ka tõsiselt võetavate uurimuslike tulemusteni jõudma. Aga ise ta siis ka ei jõudnud selle mahukama töö kirjutamiseni. Ja selles mõttes on seni ajani siis see Liivi etnograafia kahjuks veel võib-olla ilmumata. Aga jah, et igal juhul, et selle uurimisliini juures kindlasti oli see emotsionaalne seotus ka hästi oluline ja seal ülemise tsitaadis on näha ka, kuidas Jüri siis sellise ikkagi uhkusega toob esile, et Tanel Linnus on siis ikkagi diplomeeritud Liivi etnograaf, eks ole. Ma ei tea, mingid lõpusõnad me oleme aja täis rääkinud. Mis me siis ütleme lõpuks? Et jah, neil mõlemal, nii Ferdinandil kui Jüril oli oluline roll ERMi ja etnograafia teaduse arengus Eestis, kuigi nad tegutsesid siis väga erinevatel ajastutel ja
ja kahjuks ei õnnestunud Ferdinandil siis näha nagu Jüri tegevust täiskasvanuna. Ja tegelikult mul tekkiski seda ettekannet ette valmistades küsimus, et huvitav, et mis oleks siis saanud, kui Ferdinand oleks edasi elanud, et kuidas siis oleks kõik need arengud toimunud ja kas oleks mingeid teistsuguseid asju juhtunud. Jah. Aga aitäh tähelepanu eest. Suur aitäh Piret ja Marleen. Nüüd meil on jäänud ümmarguselt 5 minutit ka küsimuste jaoks. Aga ettekande oli väga põnev, et ma arvan, et siit väga head ei lühendanud jah. Ja ei lühendanud. Aga küsimuste jaoks on natuke aega. Või enda muljete või mälestuste või seoste. Kas ajab palun? Ma siis natuke meenutan eelkõige Jüri Linnust, aga lähen kaudselt ka Ferdinand Linnuste juurdest. Mul oli meeles, et ma tegin kunagi ülikooli raamatukogus töötades näituse ja otsisin siis materjalid üles ja mingi 30 aastat tagasi tegin näituse Ferdinand Linnusest, kusjuures muuseumi poolt aitas kaasa toimus ikka. Aga Jüri Linnust ma mäletan hilisemast perioodist ülikooli ajast kahjuks mittest, minule luges etnograafiat Arvet Luts ja tema kindlasti meie lemmikõppejõudude hulka ei kuulunud. Ma ei taha tema kohta midagi halvasti öelda, aga mul lihtsalt nii oli. Aga temaga puutusin kokku lõpetatud Eesti Seltsis juhatuses 90. aastate alguses. Algul ta oli lihtsalt juhatuse liige, aga pärast Herbert Ligi surma oli lühikest aega filoloog Tiit Rein Viitso, aga kuidas ma nüüd ütleksin, tema oli natukene võimane selle töö jaoks. Aga kui tuli siis Jüri Linnus, siis tema hakkas kohe suure innuga tööle ja tema suureks saavutuseks on lõpetatud Eesti Seltsi aastaraamatu uuesti ilmuma hakkamine. Nii et kui ta siin muuseumi aastaraamatu pani käiku, siis Õesis tegi ta seda sama. See ilmus aastate 88–93 kohta ja tema tõesti püüdis siis kõiki neid inimesi, kes olid esinenud, nendelt artikleid saada. Ja ta ise kirjutas kas 5 või 6 osalikul lühiartiklit, kõige pikem oli Ilmari Mannisest. Aga siis tal oli seal veel etnograafia tegevusest Õesis, siis ta meenutas Herbert Ligi, siis ta meenutas Oskar Looritsa etnograafilist tegevust. No vahele põikena ütlen, et Linnustel läks Liivimaal kõik alati väga hästi. Aga Oskar Loorits, ilmselt tänu oma iseloomu omadustele läks nii tülli Läti riigiga, et teda enam Läti riiki ei lastud, ning olen ise arhiivist lugenud, kuidas ta saabki tagasi, kui ta üritas sinna minna. Aga Linnusega olid ilmselt hoopis teistsuguse iseloomu, neil ikkagi tekkinud vastuolusid. Ja siis oli seal veel paar lühemat, aga ma arvan, et 5-6 tükki. Nii et ta suutis selle vähem kui 2 aastaga teha Seltsis kindlasti rohkem kui mõni esimehena võib-olla 10 aasta jooksul. Nii et temal seda energiat jagus ja tema juhatuse koosolekud olid alati sellised lustlikud. Nii et need on kindlasti jäävad elu lõpuni meelde. Jah, et selles, kuna kõik ei mahu lihtsalt ära, et üldse ei puutumatu Jüri Linnuse ühiskondlik tegevus, millest tõesti oli hästi aktiivne, et peale selle õpetatud Eesti Seltsi varasemalt ta oli seotud ka Lahemaa rahvuspargi loomisega, ta oli seotud ka Vabaõhumuuseumi loomisega, et ühesõnaga, et on tõesti uskumatult aktiivse inimesega oli tegu tema näol. Ma ütlen meil paar sõna siis Ferdinand Linnuski Õesi kohta ka. Tema oli ka juhatuses 29–41 siis lõpuni ja tegelikult Selts lootis, et ta kirjutab 3. osa sahkultuurile Manniseti sahkultuur Estans, mis parase surma tõttu jäi Manniselt kirjutamata. Aga ma ei tea, kas ta sellega tegeleda jõudis, aga uuesti tuldi Seltsis selle juurde. Sõja algusaegadel meenutati, et kuna Linnus on Venemaale viidud, tegelik saatus, et ta enam ei ole, oli ju tookord teadmata, aga siis leiti uuema põlve etnograafid, oli Helmi Kubrik ja siis teisi praegu ei tule meelde, kes olid, kes pidid seda tööd nagu jätkama. Aga kui palju sellega üldse tegeldi, selle kohta mul andmed puutuvad. Aga igatahes Linnused siis loodeti, et tema võiks selle 3. osa kirjutada. Ma võin selle 3. osa kohta nii palju öelda, et ERMi arhiivi allikatest tuleb välja, et Linnuse 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 arhiivi allikatest tuleb välja, et Linnuse
et see oli kindlalt aastaid nagu plaanis, aga palju siis tegelikult nagu valmis oli kirjutatud, et seda nendest aruannetest ja plaanidest välja ei tule. Ja niisama on USi materjalide hulgas ka, et selle Mannisega kirjavahetus ja see on just põhjalik ja pikk, aga hilisemast käib ainult aeg-ajalt läbi, et seda nagu peaks jätkama ja jätkajad on nagu olemas, aga kui palju tegelikult tehti, ei selgu. Nii et ilmselt olid muud tööd tähtsamad ja kuigi palju jõudnud teha. Seal sõja-aastatel oli ka keeruline juba. Nagu rõhk oli mujal. Mul on ka üks küsimus Ferdinand Linnuse kohta, et te kirjeldasid, kuidas ta suhestus nagu teiste maade etnograafia teadustega ja kuidas ta sai inspiratsiooni ka, ütleme, ajaloos-geograafilise meetodi rakendamisel ja nii edasi. Aga et kuidas Ferdinand Linnus nägi Eesti etnograafia sellist teoreetilist ja sisulist panust rahvusvahelises nagu sfääris? No mul tulevad kohe meelde levikukaardid, et kui ta käis 35. aastal Berliinis konverentsil ja siis sakslased seal rääkisid sellest, kuidas on vaja etnograafilisi levikukaarte nagu hakata koostama ja tegema, siis ta pärast aruandest nagu lisab juurde, et ERMis on see juba 20-ndatel alguse saanud ja me oleme siin väga hoogsalt neid teinud ja ilusti rakendanud, et sakslased alles nüüd hakkavad siis seda tegema. Et jah, ta kindlasti nägi seda, et no kuna see artiklites on ikkagi rõhk nagu väga sellel kogumise ja struktureerimisel, siis see teadustöö ja selline teoreetiline pool jäi paratamatult nagu tahaplaanile, et ta ei, aga samas nagu ma ütlesin, et ta ei näinud sellest nagu probleemi või kuidagi ei alavääristanud seetõttu siis Eesti etnograafiat. Jah. Viimane küsimus. Ma küsin, kes oli Jüri Linnuse doktoritöö juhendaja? Ta oli isegi, ma ei tea, kuidas see toona, et nagu ei ole selgelt sellist nagu juhendajat, ta Herbert Ligiga nagu suhtles lähedalt. Ma jään nagu selles mõttes vastuse võlgu isegi natuke, sest et see doktoritöö, mille ta kaitses, eks ole, 94 vist, et see suuresti koosnes juba varem ilmunud materjalidest, mis on lihtsalt kompileeritud. Et ta 83. kaitses oma selle kandidaadi väitekirja ja seal tegelikult selle doktoritöö, et need hinnangud või retsensioonid, mis kirjutati, et seal natuke tuleb ka esile see, et kuidas siis, mis alustel ikkagi peaks nii-öelda nende uues süsteemis see doktoritööde kaitsmine toimuma, et kas see on nagu põhjendatud, et suuresti sellise vana kandidaadi põhjalt nagu tuleb see või et see diskussioon on küll olemas, aga ma selle juhendamise osas jään jah, et kas seal on nagu vormiliselt kuidagi, sest sisuliselt ta ikkagi iseseisvalt nagu nii-öelda aastate ja aastakümnete jooksul tegeles ja kirjutas ja tal oli väga tihe suhe ajaloolastega. Ja võib-olla siia lõpetuseks lihtsalt sellise lõbusama remargina, et see alumine pilt lühikestes pükstes Jüri Linnusest, et selle pildi kirjeldus või selline allkiri ka siis ERMi kogudes on, et see on selline tüüpiline välitöövorm siis, millega ta Liivi külades ringi liikus, aga päevikutust tuleb välja, et Liivi külades ei olnud üldse nii endast mõistetav, et nii lühikese säärega pükstega meesterahvas nagu küla vahel ringi liigub, et tehti nii märkus ühe, kuidas see on siis külanõukogu esimees oli toona, külanõukogu esimees tegi märkus, et see on ikkagi rannariietus ja ühesõnaga, et korduvalt märgitakse ära, et ikkagi väga lühikeste pükstega käis välitööd. Aga ta pidas ise oluliseks, et välitööde käigus ka kena jume saada. Lihtsalt, et lõbusamalt toonil lõpetada. Suur aitäh teile!
ja et siis kellel on rohkem huvi, et siis Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatus saab lugeda Marleen Metslaidi ja Piret Koosa siis vastavaid artikleid ja palju muud ka. Et suur aitäh teile, et tulite ja kes on tulnud siia ERMi, et siis ütlen ka, et meil on see hõimuklubi täna õhtupoolikul veel tulemas, nii et jah, aitäh ja kohtumisteni. Thank you.